täna siis räägime stressist ja läbipõlemisest ja kuidas nendega hakkama saada. Ja ma alguseks võtaks nahaalselt selle aja ja tutvustaks, kes ma ise ka siis olen, et miks ma üldse julgen teile siin rääkida mingi stressist ja läbipõlemisest. Ma ei ole mingisugune suur kuulus psühholoog ega praktiseeriv nõustaja ega midagi nagu nii suurt ja ägedat, aga nagu miks ma siis mingit seminari annan. Nii. Igatahes, ma olen siis Karin ja ma olen Eesti psühholoogia üliõpilaste ühendusest, mis on siis Eesti, siis Tallinna ja Tartu psühholoogia tudengeid ühendav organisatsioon. Ja meie poole siis pöörduti Tallinna spordi ja noorsooamet, noorsootöö. Kaspar pani mulle pähe, et see on noorsootöö, mis mul läks praegu väga sassi poolt. Ja siis mõtlesin, et aga... Pane uks kinni vahepealt, palun. Pane uks kinni vahepealt. Nii. Aga siis ma mõtlesin, et ma olen selline aktiivne tudeng, meeldib väga palju teha ja... Kus puudud on see? Stressi on ka piisavalt, et ma ei tea, miks mitte rääkida oma kogemusest, oma mõtetest ja äkki paneks sinna veidike teooriat ka juurde, sest ma olen ju teise kursus psühholoogia tudeng, et ma täitsa juba tean ka midagi. Aga lähme siis asja juurde ka äkki või? Nii. Tutvustan teile veidike seminari kava. Kõigepealt räägime teoreetiliselt sellest, mis on stress, mis on läbipõlemine. Tahaks teie poolt ka hästi palju mingi arutlemist ja et kõigepealt teie ütleksite mulle, mis teie arvate, et need asjad on. Et teeks sellise, mitte ükski vastus ei ole kunagi vale, on ju, sellepärast, et ka stressi tunnetamine on väga individuaalne. Et hästi avatud keskkond, mitte keegi ei mõista mitte kedagi hulka. Siis teiseks räägiks kogemusloost või noh, ma panen teile TED Talki mängima sellepärast, et mu hääl on natuke katki. Siis ma proovisin neile välja mõelda, et kuidas ma saaksin natuke vähem rääkida. Ja siis sealt edasi räägin sellest, et kuidas enda eest hoolitseda, kuidas kaitsta ennast ülemäärase stressi ja läbipõlemise eest ning mida teha siis, kui on juba läbipõlemine toimunud või te juba tunnete, et nagu nüüd on piir käes, rohkem ei kannata stressi. Ja siis lõpuks tõmbame otsad kokku. Ja siis tuleb tagasi Kaspar ja teeb väga toreda asja lõppu teile. Nii et on mõttekas jääda seminari lõpuni. Sellepärast ma luban, et see on väga äge asi, mida ta teeb. Ja ka väga arendav ise endale. Igatahes. Nii. Aga mis siis stressid on? Kirjutage chatti, mida te arvate, mis on stress, enne kui ma lähen selle teaduslikuma definitsiooni juurde. Kuidas teie stressi tajute? Võite ilusasti chatti kirjutada. Pidev pinge, närvitsemine, pingeolukord. Kindlasti on ka sõber, koormus. Ja närvilisus kindlasti ärevust ka, see on nagu ka natukene ülemõtlemist. Jah.
Jah, siin on paar psühholoogiga ära eksinud. Nii et siin tulid juba mõned ilusamad definitsioonid ka juba välja. Aga kõige originaalsem definitsioon on siis 1965. aastast Selje poolt öeldud siit ja väga koledalt tõlgitud minu poolt, mitte spetsiifiline füüsiline tagasiside kehalt kohanemise nõudele, mis tähendab seda, et keha annab mingisuguse signaali sellele, et mingisugune ärritaja on maailmas, mis nõuab minult, et ma pean midagi tegema või nagu kuidagi pingutama selle ka hakkama saamiseks. Et inglise keeles kõlab see siis niimoodi. The non-specific responses of the body to any demand for change. Et selline OG versioon on. Aga peaasi võtab selle väga ilusti kokku sellega, et stressireaktsioon on keha vastus sisemistele või välistele täiendavaid ressursse ja kohanemist nõudvatele sündmustele. Ja nii. Stressi, võtame siit oma need konspektikesed ka vahepeal. Ma olen väga ettevalmistunud. Et stressi võib jagada laias laastus 3. Et on igapäevastress, on selline tavaline, kõigil omane, motiveerib neid igapäevaselt tegutsema ning arenema. Sellepärast, et nagu sealt definitsioonist juba välja tuleb, siis ilma stressita väga arengut ju toimuda ei saa. Sellepärast, et stress on põhimõtteliselt kehareaktsioon sellele, et kui mingi olukord vajab pingutust. Ning selle maandamine peaks saama hästi selline ka igapäevaelu osa, samamoodi nagu stress on igapäevaelu osa. Teiseks on siis selline kuhjunud stress, mis on pikaajaliselt siis kujunenud ning tekib nagu isiku enda tajumise põhjal ning siis ka keskkonnategurite koostoimel. Ning siis 3. on äge stress, mis tekib olukorras, mis põhjustab tugevat pinget ning haavatuse tunnet. Tavaliselt on see siis seotud ohuga. Näiteks, ma ei tea, selline traumaatiline olukord, näiteks, ma ei tea, karu tuleb, ründab teid. See on suhteliselt traumaatiline ja ägedast stressi põhjustav olukord. Nii. Aga kuidas see siis jaguneb teistmoodi? Stressi saab liigitada ka positiivseks stressiks ja negatiivseks stressiks. Nagu seal kommentaariumis juba oli näha, et mõned inimesed kirjutasid, et see on nagu liigutav jõud või täpselt ei mäleta, mis see oli. Aga no midagi sinna kanti, et positiivse stressi kanti. Aga positiivne stress ongi siis see, mis soodustab arengut. Et see on seostatud positiivsete emotsioonidega ning suurenenud tervisliku heaoluga ning see siis soodustabki meie enesearengut. Stress on nagu võib olla väga positiivne asi. Me oleme, või no ongi tegelikult mõneti väga positiivne asi. Et kuigi iga kord, kui me näiteks sõbrale ütleme, et issand jumal, ma olen nii stressis, siis ma kunagi ei mõtle, et see võiks olla positiivne stress, et see on alati negatiivne stress. Et minu arvates võiks vahepeal mõelda sellest stressist ja sellest pingest, mis sul elus on, kui positiivsest asjast, sellepärast, et see viib meid, paneb meid kasvama inimesena ja soodustab siis meie enesearengut.
ning siis negatiivne stress on see, kui kõike on juba liiga palju või siis see on selline kahjustav inimese tervisele ja vaimsele tervisele, et nagu ei suuda sellega toime tulla, see on ebameeldiv, põhjustab kannatusi. Et sellega peab siis nagu tegelema ja seda peab hästi maandada oskama. Aga see positiivse ja negatiivse stressi värk on kõik nagu psühholoogias väga uuritud ja juba nagu 100 aastat tagasi tehti see klassikaline mudel, te kindlasti olete seda näinud, mis on see issand. Nii. Jörg Staatsoni seadus, et on olemas optimaalse stressitase, mis paneb meid kõige paremini mis viib meid kõige parema sooritustulemuseni, kuigi me oleme ka tegelikult mõnusad stressis. Et stressi peaks olema kunagi liiga vähe, sellepärast et see tekitab loidust, motivatsioonipuudust, ega ka liiga kõrge, sellepärast et see tekitabki siis lõpuks kannatusi ja on rohkem enesehävituslik kui kasvamisele suunitletud. Nii. Kas siiamaani on tekkinud küsimusi, arvamusi? Te võite väga vabalt ka ise nagu selle mikri lahti võtta ja küsida. Nii, ma kiiresti vaatan chatti. No vist ei ole. Nii, aga läheme siis siit edasi. Nagu ma rääkisin sellest, et me peaksime stressi rohkem vaatama kui asja, mis paneb meid arenema, mis soodustab enesearengut. Siis ka ma usun, et meelelad peaks olema kasvule orienteeritud. Et meelelade on tegelikult 2 tükki. Üks on siis see kindlaks määratud meelestatud ehk fixed mindset. Ja siis teine on arenemisele või kasvule suunatud meelestatus ehk siis growth mindset. Et kasvule suunatud meelelad on seotud eustressiga ehk siis positiivse stressiga ning üldiselt parema hakkama saamisega ning seda mõttelaadi praktiseerivad inimesed neid iseloomustab fookusprotsessile. Nad ei karda pingutada lõpptulemuse nimel, kuid see kindlaks määratud meelestatusega inimese jaoks on see kõik tunnused, mis temaga on seotud, on siis kindlaks määratud. Et näiteks see kõlab väga abstraktselt praegult, aga võtame sellise näite, et selline kindlaks määratud meelelaadika inimene võib-olla, kui tal on eksam tulemas, siis prokrastineerib, mõtleb, et aga ma saan tavaliselt nagu läbi eksamitest, et mis ma ikka õpin, et ma olen nagu loomulikult tark, on ju. Läheb eksamine ja ta tunneb, et see tarkus on temaga nagu seotud juba või siis, kui ta kukub selle eksami läbi, siis ta tunneb, et see ebaedu eamus on ka siis temaga seotud permanentselt. Aga arenemisele suunatud meelelaadika inimene siis õpiks eksamiks. Tema jaoks on oluline see, mida ta saab teadmistena sellest
protsessist ning võib-olla isegi kui tema kukub eksami läbi, siis ta tunneb, et aga see on õppimise võimalus. Äkki ma õppisin valesti, äkki ma sain teemast valesti aru ja võib-olla see läbikukutud eksam on nüüd nagu uus võimalus, et järeleksamil siis paremini see materjal uuesti omandada ja siis järeleksamil paremini aru saada. Et kas ei tundu nagu palju parem viis, kuidas elada, kui see fixed mindset, sellepärast et mul on tunne, et nagu Eesti ühiskonnas või nagu meie koolisüsteemis väga tugevalt juurutatakse seda või ma olen just äsja gümnaasiumi lõpetanud, seega ma eeldan, et praegult siiamaani gümnaasiumis vähemalt on see, et nagu see akadeemilised tulemused ja see kõik on nagu hästi selline kindlaks määratud meelestatusega seotud, et võiks palju rohkem olla arenemisele suunatud. Nii, aga lähme siis edasi selleni, mida teha või nagu, mis siis juhtub, kui seda stressi on liiga palju. Ehk siis meie teise teemani, mis on läbipõlemine. Aga mis on läbipõlemine, siis uuesti küsin teie käest chatis, et ma ei jäta teid rahule. Võib-olla tuli küsimus. Nii. Jap. Ravimata töö stress. Ei tunne enam rõõmu asjadest. Vaimselt väsinud. Nii. Allaandmine. Võib täitsa sinna jõuda, tõesti. Ja motivatsiooni kadumine, kui jah, täitsa õiged, täitsa õiged kõik vastused, kuigi ma ütlesin, et õigeid ja valest vastused ei ole, kõik on õiged vastused. Nii. Ja, täitsa ägedad vastused. Mulle meeldivad need psühholoogid, kes panevad enne mind kõik need definitsioonid ära. Aga läbipõlemine on pikaajalise ning ülemäärase stressi tulemus. See on emotsionaalne, füüsiline ning vaimne kurnatus. Et kõlab nagu suht halvasti. Et see ongi selline staadium. Tegelikult seda kutsutakse läbipõlemise sündroomiks, kui me ei eksi. Et mille 3 peamist sümptomit on siis see väsimus, see tüdimus, et sa ei jaksa enam midagi teha. Tavaliselt seotud ühe valdkonnaga elus, näiteks see võib olla läbi põlenud koolist, tööst, et tavaliselt see kuhugi mujale ei valgu see läbipõlemine. Läbipõlemine on selline asi, millest paranemine on võib-olla kergem kui, või see ei ole psüühikahäire, et sellest paranemine on natuke kergem. Ja ma nägin, et sul oli selline emotsionaalset ebastabiilsust ja kontrollimatuid emotsioone mainiti kommentaariumis, et sellega seostub see teine sümptom, mis on küünilisus, et võib-olla töö juures sa mõtledki, et nagu mina pean jälle selle asja ära tegema või nad teised ei oska mitte midagi teha. Selline hästi negatiivne meelestatus kõige vastu, mis on selle tööga või kooliga seotud. Ja kolmandaks toodi välja siis vähest
nagu rahulolu oma tööga. Siis suuda asju teha, ei taha, teed asju, aga sa lihtsalt ei saa sellest enam mingisugust isiklikku rahulolu. Et selles suhtes on väga oluline leida enda jaoks see eriala, mis sind kõnetab, sellepärast, et või midagi, see, mida sa teed, sellel peab olema mingisugune mõte taga, mis ei ole lihtsalt see, et ma pean raha teenima. Sellepärast, et muidu see läbipõlemine tuleb natuke kergemini. Ning neljandaks, nagu selliseks boonuseks oli välja toodud ka depersonalisatsiooni, mis on see, et sa nagu teed asju, aga sa lihtsalt vaatad ennast kõrvalt, et nagu selline, sa oled, aga sa nagu ei ole ka ise nagu sina ise, siis kui sa teed oma tööd. Et kõlab täitsa halvasti, aga kõlab natuke nagu depressioon ka. Nii et kuidas eristada läbipõlemist psüühikahäirest? Ma alguses mõtlesin, ma räägin teile hästi pikalt ja laialt sellest, aga ma räägin hästi kiiresti ja siis lähme edasi. Kohe räägin, miks. Põhimõtteliselt läbipõlemine on kontsentreeritud sinna ühte eluvaldkonda, näiteks töö või kool või ma ei tea, trenn, whatever. Et see on hästi selline piiritletud, samas näiteks depressioon on üleüldine asi, millest ei saa väga hästi ka lahti. Näiteks läbipõlemisega inimesele, kui see on kerge läbipõlemine, siis võib aidata ka see, kui inimene lihtsalt võtab endale nädalajase puhkuse ja lihtsalt ja ta teab, et ta saab selle aja eest palka, et see töö ei kuhju ja nii edasi. Ta teab, et see on täiesti nagu selline no strings attached, selline puhkus ja ta saab oma patareisid laadida siis sellel ajal, kuigi depressiooniga inimene võib-olla ei leia mitte milleski enam mõtet. Et jah, aga ma rohkem ei räägi sellest, sellepärast, et kui sa tunned, nii chatis on mingi uus asi. Hea küsi. Nii, ma räägin selle küsimuse ära ja siis ma räägin oma juttu edasi. Nii. Küsimus, kas läbipõlemisest võib välja areneda depressioon, juhul kui läbipõlemisel tähelepanu ei pöörata? Ja muidugi, nagu läbipõlemine on tegelikult riskifaktor selleks, et sul tekib depressioon, sellepärast, et see juba on nagu, kui sa pöörad sellele tähelepanu, siis see on nagu konstantne stress ja stress on kõige suurem riskifaktor, et tekivad psüühikahäired. Seega depressioon ja läbipõlemine on väga tugevalt seotud omavahel ja sümptomaatikaga nagu klapib, aga natukene omavahel. Aga jah, ma rohkem ei taha sellest rääkida, sellepärast ma tahan toonitada seda, et kui te tunnete, et te olete kas või nagu mingi kergelt läbi põlenud, liiga stressis või kas või mingi tunnete kergeid depressiooni sümptomeid, siis on väga oluline pöörduda vaimse tervise spetsialisti poole, sellepärast et ma ei saa teile siin, ma ei saa praegu teid siin diagnoosida, mul ei ole seda või nagu ja internet ka ei saa teid diagnoosida. Kõik inimesed on täiesti erinevad. Seega, kui te tunnete, et teil on nagu midagi, mis ei lase teil nagu vabalt elada või nagu midagi, mis häirib, siis
nagu palun pöörduge kas või mingi koolipsühholoogi juurde, kui teil on ülikoolides on nõustamiskeskused. Ma tean, et Tartu Ülikoolis on väga toredad nõustajad. Siis kindlasti Tallinna Ülikoolis on ka, kelle juurde pääsemiseks ei ole vaja väga pikas ootejärjekorras seista. Ja läbi perearsti on ka võimalik saada ning ka erapraksised on olemas. Et tõesti nagu see ei ole mitte mingisugune häbiasi. Et palun tegelege iseendaga, sellepärast või nagu hoolitsege iseenda eest, sellepärast et kui teil ei ole iseennast või nagu kui te ei saa, kui te tunnete, et ei saa enam iseendaga koos elada, siis see on nagu väga halb asi, sest te peate terve elu iseendaga koos elama. Aga siin tuli veel mingisugused küsimused. Nii, et kas on võimalik, et ma mõtlen seda kõike üle ja mul ei ole tegelikult mitte midagi viga. Nagu sa tunned, et see olukord juba häirib sind, siis ma leian, et on väga mõistlik siis pöörduda kellegi poole. Et kui sa juba mõtled seda olukorda enda jaoks nii-öelda üle, et siis sul on järelikult vaja mingisuguseid tehnikaid, et ennast rahustada või nagu stressi maandada. Jep. Sandra juba pani siia aamise ABC peaasi.ee nagu esimene koht, kui sa tunned, et sul on midagi vaimse tervisega natuke nihu, siis peaasi.ee ja sealt leiab ikka, seal on kõige kohta sellist kulda lihtsalt, sellepärast et seal on ära toodud mingi sümptomaatikat. Seal on testid, näiteks seal on väga ilus läbipõlemise test. Kui te isegi guugeldate läbipõlemine peaasi, siis leiab selle väga ilusti üles ja seal on kõik nõuanded ja asjad olemas, et kuidas ennast ravida veidike. Ja siis Liisa küsis, et kuidas ülemõtlemisest vabaneda. No, seal oleneb see, nagu kõik on nagu situatsiooni spetsiifiline. Ma tean, et kui mina ise vahepeal mõtlen üle, siis mind lihtsalt aitab see, kui ma saan aru sellest, et nagu 5, 10, 20 aasta pärast mind ilmselt see olukord enam ei huvita. Ja tead, kui mul endal, ma ei tea, ütlesin seltskonnas midagi valesti, või no enda arvates valesti, siis nagu kõigepealt, kes seda mäletab, ja keda tegelikult nagu 50 aasta pärast huvitab see, nagu, mida ma ütlesin seltskonnas. Et selle peab enda jaoks hästi tugevalt läbi mõtlema ning ma arvan, et äkki peaasjal on ka midagi. Ma ei ole ekspert, nagu ma enne ütlesin, siis jah, kindlalt kas on mingi koolipsühholoogi juurde minna sellega, et nagu ma mõtlen üle, kas ülemõtlemine tekitab ärevust ka, et seal on hästi palju erinevaid tahkusid, mida peab käsitlema. Aga nii. Nüüd, kui ma olen üle toonitanud, et minge psühholoogi juurde, siis kui teil on natuke raske, siis lähme edasi selle imelise TED Talkini. Nii, kas ma saan selle siit? Nii. Kõige parem on see, kui tulevad toredad reklaamid ette. So mirroring, it's just a simple repetition of 1 to 3 words. Typically. Aga see on, ma otsisin mingisugust ägedat kogemuslugu või midagi, mis ei oleks väga nüri või siis põhimõtteliselt minu monoloog jätkub jälle veel mingi 15 minutit,
siis see TED Talk on nagu väga äge minu arvates, et see naine räägib nagu nii ägedalt ja see murdepunkt on ka minu arvates nii äge nagu. Anyway, ma lõpetan nüüd rääkimise ja te saate ise kuulata. Are you comfortable in your sit? Take a moment to check whether you're comfortable or not. If you want to readjust anything, that's the time to do it now. Close your eyes if that feels comfortable. And take a deep breath in through your nose. Fully in and hold. And let it go through your mouth. We're going to do 2 more like this. Fully in. And let it go. The last one, like you truly mean it. Fully in. And let it all go. Yes, very good. So, it all starts when I'm at that top of the mountain. The success mountain. I finally reach it. I'm right there. I open my eyes, and there's absolutely nothing to be found. I spent all my years, all my life, trying to reach that very top, the peak, where there will be forever happiness. And I find myself faced with just void, emptiness, and no answers whatsoever. So what happens then is I just fall. It wasn't soft, it was rock bottom and even lower. And I face myself in that moment and I realize, what did I do wrong? I had made a list since I was very young with all the goals that I had to reach in order to be happy. Very simple things. Being a really good student, going into the best university, finding the dream job, not having to worry about any financial situation whatsoever because I had my dream job. Finding the husband, the right house, 2 kids, 2 dogs, well, you can figure. I checked all the boxes, absolutely all of them. And the very top was this moment of, that's it, I've got it. There's nothing more, I've got it. Now, I'm going to take the reward. And the reward was a huge slap on my face of nothing, absolutely nothing. So what did I do wrong? I thought that was what I was supposed to do. I was supposed to be a really good student, a very good achiever, high performance in my job. And basically I did everything that everybody, all my life, had told me. If you do that, you're going to be happy. So that's the moment where you face yourself and you start to wonder, like, you must have done something wrong. You start questioning, what is it that you did wrong? And I'm very goal-oriented, so I really started digging and digging and digging. And I came to realize that that list that I had made when I was about 15 was extremely powerful. When I was 15, I had already decided how my life should look like for the rest of my life, to reach forever happiness. And I never questioned it, because I was always supported and approved by the people throughout the journey that were telling me, you're so successful. How do you do it? Wow, I wish I had your life. But then I realized I never made that list for me. I made it for everybody except myself, actually. And that felt really sad to come to that realization that I had basically lived for the approval of others and not for my own. So when you reach that stage, for me it was starting from the very basis. And I realized how much approval was therefore important for me. So when I was very little, I imagined myself as a little girl, I was always reaching to my parents for approval. Of course they loved me,
but I was always reaching for them to tell me that I was a good enough daughter. And there was always something I could have done better, or, yeah, if you do this, you're gonna feel better. So subconsciously, I always had this feeling of like, there's always a version of me in the future that is better than the one I am today. That was my whole underlying pattern for the rest of my life. With my friends, how to manage to be the best friend possible, at work, eventually even my bosses, like, can you approve me? Can you tell me I am good enough? How about you? Can you tell me that I'm worth it? Can you tell me that you are a good person? Can you tell me that I'm worthy of love? That was the most profound inflection point in my life. That burnout was life telling me, you need to do something. And I'm so happy that happened, because at that moment, I started to investigate all that, which I was already sharing with you. But I went even further. I started doing all kinds of workshops, reading all the self-help books, trying to figure out what is it that I can do in order to gain my energy back and go further than that, fulfill truly my life as I always wanted. And I came across all kinds of things, workshops, books, and my mind, really smart, could really understand everything. Like, be in the now, don't take things personally, be very, very loving to everybody, and just pretty much think positive. But it felt really empty. My mind was like, yeah, if you do this, you're going to be happy. But it was the same pattern of needing to do something all the time in order to feel good. I didn't want to do that. I just wanted to feel good, and that's it. And then I came across this method that was all about how to work with stress. And I'm going to explain you this in a moment, because there were 4 pieces of information that I came across in that research that were very profound for me, that really made me understand things in a deeper level. Number 1, stress is today's #1 epidemic. You all know that. And chronic stress can be very invisible. That was my case. I didn't realize. But it clearly was affecting my health to the point of a burnout, right? The number 2 information that I found was nocebo effect. I had never heard of that. Placebo is something that you've heard about, is the positive impact your thoughts can have on your physiology, mentally, physically, emotionally. But the nocebo effect is the impact your negative thoughts have in your life, in your physiology, in your health. I am not good enough. I'm not worthy. I will never manage to do anything good in my life. Subconsciously repeating that all the time. Can you imagine what it's doing to yourself? And we don't tend to question that. And the other 2 pieces of information were more about the practicality of the power of the thoughts. So there were information such as the majority of the thoughts we think in each day are almost identical as the day before. Almost identical as the day before? How much change is therefore happening, right? And another piece of information was that the majority of what we do in one day are habits, automatic. We're not thinking, it just happens. I need to brush my teeth, I need to go to work, I need to do this. There's no change. So I thought, wow, that's great, because that means there's so much room for improvement. If I'm always on automatic, if I start changing that pattern, what can I do? There's no limit. So I came across this method that was all about how to tackle stress. And I was very interested in that. But there was a tricky part. They were using ice-cold water in order to teach you how to deal with stress. And I thought, no, you're crazy. Why would you do something like that? But when you are truly desperate to find answers, you don't say really no to things like that. So I booked a session with a certified instructor. And at the time, it was winter in Iceland. Just imagine, I reached the day of the session. I'm in Nauthólsvík, the ocean here in Iceland. It's about 3 degrees Celsius. And I'm in my bikini, walking on the sand, thinking, what the hell are you doing? And as I was walking, I see the person I was going to meet. And he's right there inside the water already, water all the way to here. And he's smiling.
he's smiling. And I went, this is not possible. This person must be taking drugs. There's no other way. But I kept walking my judgmental mind with me, and I reached the water, and he invites me to go in. No explanation. Go in. So I did like this. Oh my God! Oh my God! Okay. And he just looked at me completely calm. He didn't care about my drama reaction and just invited me to try it again. But he said two key things. Number one, you're going to take a deep breath and you're going to let go. And you're going to keep doing that. And letting go. And number two, you're going to believe that you're able to do this. Two things. Breathing. I went in the water. I believed myself I was able to do it. Sat in the water all the way to the neck, 3 degrees Celsius. Everything stopped. I couldn't feel the cold. There was absolutely no stress. I wasn't thinking, am I doing it right? Am I doing it wrong? Is he thinking that I'm performing well? There was nothing at all for a few seconds. At that moment, my body felt something very powerful, and I came out, we started talking, we started explaining more about this method, what cold therapy was all about. But my brain couldn't really grasp. Sometimes the brain takes a little bit of a delay in digesting an experience. But from that day on, I knew I was capable of something I have never thought I could. It was nothing to do about the cold in itself. It was the fact that I went into the middle of a storm, which was ice cold water, a hurricane, and I was completely okay. No stress whatsoever. My brain never had thought this would have been possible until I tried it. And the point was that from that day on, every time I would reach a situation of stress, somebody saying something hurtful, something not going the way I want, stress at work, here at family, whatever, life happening around me, I could always go back to that state because I had already experienced it in my body, in my being. And I knew I was able to find that space of just, everything is okay. Now, that reminded me of an example of hearing when I was studying stress. Don't be the prey, become the predator. I didn't really understand that the first time I heard it, but it makes so much sense. Because think about a lion chasing a gazelle. Me being the gazelle and the lion being like saying, you are not good enough. Keep running until you find a better version of yourself in the future that will be approved. And I was running for my life until I hit rock bottom, burnout, because there was nothing to be found anywhere further. When I touched the water that day, I let go of the role of the gazelle and I became the lion. Think about a lion when he is chasing the gazelle. He's not freaking out. He's quite goal-oriented, but he has all his power. He's in his power, chasing, and whether he hunts the gazelle or not, doesn't really matter. The point is the energy, the difference, right? So take a moment to think the following. If our thoughts have so much power, so much so that it affects your health, mentally, physically, and emotionally, what are you doing about it? Are you questioning your belief systems since you were a very little child until today? Why are you where you are in life today? Is it working for you? Are you happy? And close your eyes for a moment. If there is just a remote possibility that by questioning everything you think is true in your life will
make a transformational impact in your life, wouldn't you be open to just start with the first question and see where it leads you? You can open your eyes again. The answer is yes. The beginning is the question and experience how you can be in the middle of the hurricane, which is life. Find the eye of the hurricane and be okay no matter what. This is not about happily ever after Disney movies. It's just your life. Are you in control of it, or are you on automatic pilot? And the answer is everybody can learn to be there. You just need to start questioning your life and see where that leads you. And I wish for you to discover that. Thank you very much. Nii. Ja kohe panen lingi siia. Ma loodan, et teile meeldis see TED Talk sama palju kui mulle ja minu arvates paneb see ikka kohutavalt mõtlema kõige peale, mis elus ette tuleb. Aga no mis edasi? Peab vist natuke tempot peale panema sellepärast. Ma arvasin, et ma alguses ei räägi nii palju. Aga kuidas teie stressi maandate? Taaskord, Zoomi chat. Kas mindfulness, ka mõned halvad coping mechanismid on siin välja tulnud, nagu suitsetamine ja probleemi ignoreerimine. Aga ja tegelikult meeldivate asjadega. Kõlavad kõik nagu viisid, kuidas stressi maandada. Mõned mitte kõige paremad. Ja jooksmine. Nii, aga järgmine küsimus. Mis tehnikatest olete kuulnud, mida võiks rakendada, aga mida te nagu ise ei rakenda? Mediteerimine, hingamine, trenni tegemine. Ja sellest alati positiivse leidmisest me räägime pärast edasi ja kohe räägime mindfulnessist ka. Väga äge, et te juba nii palju teate. Nii, aga issand, nii. See on alati see tore hetk, see on nagu mingi gümnaasiumõpetaja, kes ei oska kasutada tehnoloogiat, on mingi issand jumal, kuidas ma selle kursori siit YouTube'i video pealt ära saan. Aga anyway, teadel aeg. Ma võiksin siin rääkida igasugustest keerulistest definitsioonidest ja asjadest, aga kas sul on mingisugune väärtus, kui me räägime lihtsalt stressist, stressi maandamisest? Ilmselt mitte, on ju. Ma lihtsalt kulutaksin teie aega, aga selle point on põhimõtteliselt ära mõtle, ole hetkes või mõtle sellele, mis praegu toimub. See on siis väga teaduspõhine tehnika, et isegi kognitiivkäitumisteraapias on ka suund, mis on ainult mindfulnessile pühendatud. Ma ei tea, kui populaarne see on, aga ma kirjutasin ühe töö sellest. Aga teeme ühe ülesande läbi. Ma teeks selle veits lühendatult, aga põhimõtteliselt selle nimi on 5 meele harjutus.
mis tähendab seda, et me märkame enda ümber iga 5 meele kohta midagi. Tavaliselt see läheb nagu see, et mingi nägemisega märkad 5 asja ja siis lõpuks maitsed 1 asja. Aga teeme praegu vist iga kategooria kohta 1, et siis läheb natuke kiiremini. Igatahes, hakkame siis pihta. Märka enda ümber 1 asja, mida sa näed. Vaata enda ümber ja märka 1 asja. Proovi leida midagi, mida sa tavaliselt ei märka. Kas see on kitarrikeel, kardina tekstuur või lambikuppel. Lihtsalt leia midagi ja jälgi seda. Ära mõtle mitte millelegi muule, lihtsalt võta seda 1 objekti endasse sisse nii palju, kui sa suudad. Nii, lähme edasi. Märka 1 asja, mida sa tunned, mida sa saad kombata. Leia midagi, mida sa tavaliselt ei märka niimoodi. Näiteks oma kampsuni tekstuur, mida mina praegu proovin leida. Lihtsalt keskendu sellele hetkeks. Märka 1 asja, mida sa kuuled. Märka 1 asja, mida sa haistad. Mis lõhnad sind ümbritsevad hetkel? Ja lõpuks märka 1 asja, mida sa maitsed. Selle jaoks võib võtta näiteks mõne joogi või söögi või lihtsalt, ma ei tea, tunneta oma suumaitset või midagi. Ja põhimõtteliselt see ongi siis nagu üks kõige lihtsamatest mindfulnessi harjutustest või teadveloleku ärksameelsuse, see on hästi palju, heal lapsel palju nimesid harjutus siis, et
kui te guugeldate näiteks nagu mingi mindfulness exercises või mingi teadvel oleku harjutused, kindlasti peaasjas on ka neid hästi palju, et siis neid on väga huvitav teha ja need on nagu väike meditatsioon. Nii. Facebooki tuli 2 küsimust ja siis ma vahepeal vastan neile ka. Kas läbipõlemine võib kesta ka üle aasta? Ma arvan, et ikka võib. Ja 4 aastat ka, aga see juba, kuidas üks inimene sellise vaimse pingega on hakkama saanud nii pikka aega, et nagu see võib-olla tekitab juba natukene rohkem sellist murekohta, et äkki on ka tulnud mingisugune tegi rohkemat juurde, et mingisugused muud häirunud mõtteviisid või kas või depressioon või midagi. Et sellel puhul kindlasti ma eeldan, et need ei olnud niisama sellised kontrollküsimused, et need olid kuskilt situatsioonist võetud, et kindlasti pöörduda sellise kahtluse puhul vaimse tervise spetsialisti poole, kellega koos siis arutada, et kas on läbipõlemine või midagi muud. Nii. Ja Kaspar küsis, et kas mindfulness on teaduslikult ka tõestatud. Kui on, kas on oht, et võib näiteks hägusa otsa sattuda, et kuidas leida sellisel juhul, et ei satuks liiga pikale abi saamise teekonnale. Mindfulness, selle kohta on tehtud tohutult palju uurimisi. See on suht kindlalt teaduslikult tõestatud, seal on nagu teaduslik põhi all, seda kasutatakse kognitiivkäitumuslikust teraapias ka näiteks, mis on siis see kõige levinum teraapiavorm, mida teevad meie nõustajad, psühholoogid, kliinilised psühholoogid. Ja ma ei saa sellest teisest küsimuse pooles aru väga. Lihtsalt, kui juba korraks tohib, siis ma heliliselt kommenteerin vahele, et nagu ikka mure meil ole, siis tegelikult selliste mõistetega nagu mindfulness ja meditatsioon, väiksed nagu ohud on meil praegusel ajastul siiski veel olemas, et tõepoolest, olles ise selline väga nagu skeptiline poisu seoses meditatsiooniga, sellepärast, et nagu me teame, see võib olla igast religioonist, igast spirituaalsest teemast nagu kaisutatud. Aga tõepoolest, teaduslikud uuringuid on tehtud mindfulnessina ja kui võimalik, siis ma soovitaksin teile kallite noortele, kui te otsite mindfulnessi laadseid asju, siis vaadake, kas seal on ka kirjas siuke asi, kas teaduslikult tõestatud või paremini isegi kognitiivkäitumisteraapia ehk siis KKT või CBT. Ja vaat siukseid, ma kirjutasin chatti, võite vaadata. Ehk siis, et vahest võib ikka nagu naljakaid asju. See kõik on selle jaoks lihtsalt, et aidata, et abisaamisteekond oleks natuke lühem. Kuigi õppige filosoofiaid, uurige kõiki asju, aga kui on vaja nagu abi, siis hoidke sinna teaduse poole natuke. Ma mainin sellega ära, et psühholoogia on hästi selline, tegelikult veidike hägune teadus, et kõik on mingi tõestatud, ümber lükatud, ja mõned asjad on üldse mingi, kuna paljudes kohtades ei ole psühholoogi amet kaitstud, nagu näiteks ka Eestis, siis kasutatakse väga nagu selliseid väljamõeldud asju ka, on ju. Nii et kindlasti nagu uurige enne praktiseerimist, et kas on ikka nagu, kas ta nagu päris psühholoogid kasutavad näiteks, või siis kõige kindlam on saada näiteks oma koolipsühholoogilt need harjutused, et Google on tore, aga
kui te tahate nagu väga kindel olla, siis minge mõne tõelise professionaali juurde. Ja peaasi tõepoolest on suurepärane asi, mis nagu Eestis on tekitatud, et see on nagu siuke teeviit ja vähem enesediagnoosimist kui võimalik. Et kuigi need on see sümptomaatikad on seal ka ilusasti välja toodud, siis olge nendega ettevaatlikud, sest et jälle väike siuke kõrvale, meil on aeg küll, see jagab tagant, aga lühikeselt, et ehk siis isegi meil psühhotudengitel õppeaines nimega, mis meil oli, see on kognitiivkäid, kliiniline psühholoogia. Nii. Ja point on selles, seal meil siis tutvustati järjest erinevaid psüühikahäireid ja loeti ette kõik need nagu sümptomid. Ja sa tundsid, kuidas kogu klassiruum muutus nagu hauvaikseks, kuidas kõik on nagu, et minul vist on see, minul vist. Aga siis, kui lõpuks meie tõeline õppejõud nagu professionaalspetsialist räägib meile, nagu toob päris elu näiteid kõrvale, siis sa tunned, kuidas kogu klassiruum on. Ehk siis meil on kahjuks kalduvus natukene enda nagu enesediagnoosimisel liialdada, mis meil on, kui see, et olge sellega ettevaatlikud. Minu väikesoovitus. Lihtsalt ärge tehke seda nagu kõige parem, et mida te ikka selle diagnoosiga teete, kui teil pole mingisugust professionaali, kes teid aitaks. Et enesediagnoosimine võib väga kergelt teha rohkem kahju kui kasu. Lisaks inimesed, kui me loeme neid sümptomeid, siis me mõtleme endale neid sümptomeid ise juurde ka. See on nagu psühholoogia tudengitel, nagu Kaspar just rääkis, ja siis arsti tudengitel ka, et nagu käib mingi maksatsükkel, siis sulle hakkab maks valutama. Nii et hoidugem sellest, on ju. Nii, aga ma proovin nüüd hästi kiiresti teha. Räägin muudest paredatest viisidest stressi leevenduseks. Kõige tähtsam asi minu arvates on aja planeerimine. Peaks leidma endale kõige sobivama viisi, kuidas aega planeerida. Kõigepealt minu lemmikviis on selline, et ma mõtlen, mis on minu prioriteedid selleks nädalaks, kuuks, semestriks. Panen need paika. Siis ma mõtlen, kas kõigil nendel asjadel, mida ma teen, on mingisugune mõte taga. Või ma lihtsalt teen neid sellepärast, et keegi teine ei tee neid või siis sellepärast, et midagi teha. Et alati peaks vaatama, et kas see on nagu minu jaoks mõttekas, kas mul on seda vaja teha. Ma ei mõtle seda praegult, et nagu ema ütleb, et pese nõud ära ja siis ma olen ikka, sellel ei ole minu jaoks mitte mingisugust mõtet, siis ma ei tee seda. Ma mõtlen seda, et nagu kas mu elust jääks mingi oluline kogemus ära, kui ma lihtsalt tee seda. See on, või kas mu eesmärk jääks täitmata, kui ma lihtsalt ei teeks seda mingisugust minu jaoks väga väikest ja võib-olla sellist mõttetut asja. Ja põhimõtteliselt aja planeerimises. Ma teen niimoodi. Panen prioriteedid paika, siis panen oma ajaplaani kõigepealt need asjad, mis on kindlad. Ma ei saa neid muuta, näiteks loengud, koosolekud, kõik sellised asjad. Siis hakkan selle ümber kujundama oma üldist kava, kuhu ma panen kõigepealt sisse kõige prioriteetsemad asjad ja siis kõige madalama prioriteetsuseni. Kui need asju on liiga palju, siis madala prioriteetsusega asjad, need lähevad kuhugi mujale, delegeeritakse võib-olla kellelegi teisele. Et või lihtsalt pannakse järgmisesse nädalasse näiteks, kui need ei ole väga nagu väga olulised asjad minu jaoks. Ja kindlasti tuleks planeerida ka vaba aega, sellepärast, et nii, chat läks plaama. Kas aja planeerimine ei soodusta ülemõtlemist? Minu arvates ei soodusta, sellepärast, et mina isiklikult mõtlen üle siis, kui mul ei ole ajaplaani. Jah, ma ei tea, mida ma pean selle päeval tegema, et ülemõtlemine tekib pigem teadmatusest, nagu meie armas turundusjuht Sandra just kirjutas. Et stressi on rohkem, kui sa ei tea, mida sa pead tegema sellel päeval,
täita oma eesmärgid minu arvates ja kõlab väga loogiliselt, on ju. Nii, ma vist rääkisin aja planeerimist enam-vähem kõik randama, soovisin rääkida. Ja siis positiivne enesekõne ehk self-talk. Minu arvates on väga oluline või no tegelikult ongi väga oluline, et me oleksime iseendaga väga head sõbrad, sellepärast et ma saan hakkama mõtteviis on väga oluline. Sest kui me mõtlemegi seda, et ma ei saa selle ülesandega hakkama, ma ei oska, ma ei suuda näiteks sinna 3-kraadisesse vette minna, on ju, siis me ei lähegi, me karjume, me oleme mingi jumal appi, me ei saa hakkama sellega. Aga kui me võtame selle positsiooni, ma saan hakkama, siis on suurem tõenäosus, et me saamegi hakkama. Et selle kohta on tehtud ka mitmeid uurimusi, nagu mäletan oma positiivse psühholoogia loengutest, et kui me mõtleme, et me saame hakkama, siis me saamegi tegelikult suurem tõenäosus paremini hakkama. Ja see käib ka natuke sinna alla, aga et leida igas asjas veidike head. Teeme pärast väikse ülesande ka selle kohta. Nii. Ja väga oluline asi on see, et hoolitse enda jaoks. Ma saan aru, et nagu hetkel on paljudel eksamid kiire aeg koolis, näiteks trimestri lõpp, semestri lõpp. Täida palun oma baasvajadust ära. Ära õpi terve eksamiks. Uni on väga oluline sinu jaoks. Söö, võta veidike vaba aega, tee pause. Ma saan aru, et meie praegune ühiskond soodustab või nagu paneb pjedestaalile perfektsuse, produktiivsuse. Tegelikult produktiivne aeg on ka see, mida me võtame ise endale. Ja me ei pea olema kogu aeg perfektsed, sellepärast, et ka mõnikord see, kui me kukume millestki läbi, see on õppimisvõimalus, kui võtta niimoodi. Ja veeda regulaarselt aega oluliste inimestega. See, kuidas need hoolitse enda eest ja teiste inimestega aega veetmine suhestuvad omavahel, on kindlasti väga oluliselt mõjutatud sellest, kas sa oled introvert, ekstrovert või kuhu sa seal skaalal langed. Aga kõige olulisem on see, et ära isoleeri end ning jaga teiste inimestega oma muresid, rõõme, mõtteid. See annab nii palju rohkem elule juurde. Mitte miski pole väärt seda, et sa jääd oma toetusringkonnast ilma põhimõtteliselt, sellepärast, et sa olid keskendunud täiesti tööle. See võtab ka nagu, kui sul ei ole tugiringkond enam taga, siis on näiteks, kui sa põled ka läbi, siis on raskem ilma selle toetuseta paraneda. Nii. Ja lahendame kiiresti stressirikast olukorda. Ütleme niimoodi, et koolis on stressirikas periood. Palju eksameid, kodutöid või mõtle, mida see stressirikas olukord sul koolis või tööl on. Mida sa saaksid ette võtta, et see olukord oleks sinu jaoks vähem stressirikkam? Taaskord Zoomi chat. Samal ajal ütlen ka vahele, et need, kes võib-olla ei ole meil ülikooli inimesed veel või kui üldsegi vaja, igatahes, siis eksam kui termin võib rohkem suhestuda kui kontrolltöö nagu 1. kui 12. klass. Et need pole need sama nagu riiklikud eksamid. Jah, lihtsalt mõtle, et mis see sinu jaoks võiks olla. Nii. Kas tuleb mingeid lahendusi ka või? Või noh, ma siis äkki nii saa lahendama. Põhimõtteliselt, mul on koolis stressirikas periood. Tuleb sess, on ju.
ja aja planeerimine, panen paika nagu, mis on kõige olulisemad ained, millest mul on vaja läbi saada. Või noh, mul on vaja kõigist läbi saada, aga millest ma tahan kõige paremaid tulemusi näiteks, mis on minu jaoks kõige olulisem. Jah, prioriteetide sajadmine, piisava puhkuse ja une andmine, aktiivne liikumine vahepeal, super. Ja, võtad enda jaoks aega. Põhimõtteliselt ja ma lisaks sinna ka selle, et äkki proovid, ma saan aru, et praegu nagu koroona ajal ei ole see kõige mõttekam asi, mida teha võib-olla, aga leia endale see nagu üks õppimissemu, kellega te vahepeal koos õpite, siis teil on nagu, sul on palju kergem olla produktiivsem ja samal ajal ka veeta kellegi olulisega aega, kui sul on keegi teine olemus nagu füüsiliselt. Jah. Mõelda eksamist kui enesearenduse võimalusest, mitte kui saavutusväärtusest, nüüd tuleb täita. Täpselt eksam kui protsess, ma õpin tuleviku jaoks või kontrolltöö, ma õpin tuleviku jaoks, mitte selle A, B, C 5-4 juures pärast. Keskendun sellele, mis hetkel olulisem. Jah. See rööprähklemine ka ei ole nagu kõige parem sellepärast, et kui me rööprähkleme väga palju, siis see lülitumine ühelt teemalt teisele võtab ka aega, siis see nagu kulutab veidike aega, aga samas see vaheldus on nagu hea, et kui sa alustad näiteks matemaatika õppimisega, siis lähed eesti keelele ja siis lähed uuesti matemaatikale, et siis see vaheldus võib olla väga oluline vahepeal. Nii. Aga siis võtame selle positiivsuse hartuse ka. Et kuidas jääda positiivseks? Leiame igast olukorrast kilukese head. Mul on siin nagu paar asja kirjas. Teeme esimese sarnase eelmisega. Et nii, ma proovin selle chati uuesti vatsada. Aga sain kontrolltöö 2 või kukkusin eksami läbi. Mis selles nagu head võiks olla? Kõlab nagu suht halb situatsioon. Mis te arvate? Saab ära tööle minna. Ja, saad veel õppida. Läbikukkumine, kui viis aru saada, et kui õppida sellest, et võib-olla mu eelmine õppeprotsess polnud piisav, võib-olla see ei olnud minule piisavalt sobilik. Või siis ma sain sellest teemast näiteks valesti aru ja ma pöördun sõbra poole, kes äkki aitab. Ja siin on väga hea, jah, saad hea tagasiside, et millest sa eksisid ja mida sa peaksid parandama, mida sa peaksid rohkem õppima, aga ärge seda tehke, et mõtlete, et te olete liiga saamatu, et mitte korralikult õppida. Ja ärge nagu ennast süüdistage selles, et okei, praegu teeks valesti või nagu praegu teeks halvasti, aga tead, et tulevikus saab seda parandada. Ja läbikukkumise kogemus on ka väga oluline, sellepärast kogu aeg elus ei ole kõik või ei ole alati edukas. Ma proovin seda chati samal ajal lugeda, siis on vahepeal valesti. Aga nii. Näiteks veidike keerulisem. Auto pritsib poriga kokku enne tööle minekut. Mis seal head on? No ma isiklikult pakuks, kui ma kirjutasin selle, et nagu vabandus autopesulesse minna. No ma olen igavene jalakäija, nii et nagu
ma mõtleks, et no mulle niikuinii ei meeldinud see outfit, mis mul seljas oli, et äkki ma saan koju minna ja siis uue selga panna. Või siis vabandada, et ja sul on olemas töö. Ja saad hommikul veidike aega enda jaoks võtta rohkem, et lähed uuesti koju ja füüsiline aktiivsus äkki. Ja teeme 3. veel, et ma ei tea, üldse mitte minu eelmine nädal. Arvuti läks katki enne suure töö esitamist. Äkki oligi vale outfit. Ja saad näiteks vanematelt tuua arvuti küsida. Treenib kannatlikkust kindlasti. Mul eelmine arvuti oli väga katkine nagu. Nii et mul oligi aeg. Saab harjutada vabanduskirjade kirjutamist. Oota, kas sa nagu esitasid selle nagu, et sa nagu laadsid selle üles sinna kuskile või sa hakkasid nagu esitama selle klassiruumile või kuidas? Me hakkasime, meil oli mingi 4-5 päeva aega, et teha oma väga suur grupitöö ära. Ja siis mu arvuti läks katki ja siis mu teine arvuti läks ka katki. Saab selle puruks peksta. Täiesti. Ma selle peale ei tulnudki. Aitäh, et sa ütlesid. Jaa. Kõigest leiab natuke head. Isegi sellest, et su arvuti läks katki enne suure töö esitamisest ja kukkisid eksamitest läbi ja sama päeva hommikul veel autopritsis su poriga täis. On tulevikus hea lugu olemas, kindlasti. Nii, aga viimaseks asjaks siis Kaspar teeb teile natuke ilusama häälega väikse meelerahu muinasjutu. Nonii. Teeme siis ühe rahuliku mindfulnessi sarnase harjutuse, kuid pigem lihtsalt kuulake. Olete valmis või? Olete mugavalt ennast sisse seadnud? Olgu. Sule silmad. Ole hästi vaikselt ja kujuta ette, et sa oled piparkoogimehike. Sind just küpsetati ning sul on ahjus olemisest alles mõnus soe. Silmadeks ja ninaks on sul rosinad ning kirss on suuks. Sa tunned äsja küpsetatud piparkoogi rikkalikku vürtsikat lõhna. Nüüd, täpselt nõndamoodi nagu muinasjutuski. Jookse nii kiiresti, kui suudad uksest välja ja edasi mööda jalgrada ning maanteed. Vaata, kui kergelt jalad sind kannavad. Sa ei peatu hetkekski, vaid üha jätkad jooksmist. Tunned end imeliselt maal. Värske õhu käes. Silka rohtu kasvanud küngastest. Üles ja alla muudkui jooksed. Kui lippad mööda vanamoelistest külakestest, tulevad inimesed majadest välja, peatuvad ja jäävad ära jooksnud piparkoogi mehikest üks silmi vaatama. Sina aga kiikad üle tagasi ja näed neid uskumatusest silmi hõõrumas. Sa tunned end nii vabana. Jookse aina kiiremini ja kiiremini, kiiremini ja kiiremini.
sa jõuad ojani ning ilma pikemalt kaalutlemata teed hiigelsuure hüppe ja sööstad läbi õhu teisele kaldale. Kogu jooksu ajal sa naeratad ja kordad ennamisi. Mina olen vaba. Ma olen vaba nagu lind. Tunne rõõmu sellest maal ringi jooksmise vabadusest. Kui oled valmis, peatu, istu maha ja jää hetkeks vagusi. Luba kogu oma piparkoogist kehal muutuda vaikseks ja rahulikuks. Ja nüüd, kui oled valmis, liiguta sõrmi ja varbaid. Siruta ennast ning kui oled valmis, ava silmad. Vot siuke harjutus. Täiega nõnnu, on ju. Aga ma loodan, et tänasest saite vähemalt selle kaasa, et mõtlete rohkem oma stressitasemele, mõtlete, kuidas igapäevaselt võidki oma stressi maandada ja võib-olla ka seda, kuidas äkki stressi vaadata natukene positiivsemalt kui võib-olla tavaliselt. Et kui teil on küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile. Aga praeguseks on siis seminar läbi. Aitäh teile kõigile, kes kirjutasid, kõigile, kes kuulasid nii Zoomis kui ka Facebook Live'is.